tere tulemast tagasi minu kanalile, ma ütlen tagasi, sest see on mu teine TikToki see on minu teine YouTube'i video ja täna meil on eriline sõber Yuqing. Tere! Ja täna me teeme siis erilist Hiina sööki. Mida me siis täna teeme? Teeme koola ja kanatiipat. Siis koolatame kanatiipasid. Ahah, et siis koola ja kanatiivad me paneme täna kokku, see on üks väga kuulus, väga maitse Hiina väga populaarne söök, eks ju. Eks siis nii öelda Coca-Cola kanatiivad, eks ju. Joo. Et vaatame, kuidas see tuleb välja, aga ma arvan, et meil on kõik olemas. Mida me vajame? Esiteks on Coca-Cola, peab olema nagu suhkruga kanatiivad, soojakaste hele, soojakaste tume ja kanapuljongi. Natukene ingver. Siis kus me alustame? No, lõikame kanatiivad. Väga tore. Meil on siis täna 3 inimest, nii et ma arvan, et teeme siis 2 kardi kanatiivad. Jaa, näeme, kuidas tuleb. Niimoodi või? Ma lõigan. Jaa. Niimoodi. Jaa. Siis taga ka 2. Taga tegelikult ei ole vaja. Okei. No lõikame kana niimoodi. Vist see Coca-Cola ei ole isegi köögis, nagu ta ei saa olla üks ingredients nagu siin Eestis. Ma ei tea, kuidas sulle tundub. Ma ei tea, kas teile tundub, et see on veits imelik, aga Coca-Cola on siis, ma ei tea, ma ei ütle, see on tavaline asi Hiina köögis, aga selles nagu söögis me kasutame seda. Ma arvan, see on tegelikult nagu genius idee, et paneme koola ja kana koos. Et tavalise Hiinas kasutame nagu näiteks toitu alkohol või mingi nagu suhkru. Liaojiu. Mis on siis meie järgmine etapp pärast seda kana lõigamist? No võtame väike pisike tükki ingver. Väike tükki. Sobib või? Sobib. Ja siis? Kas meil on vaja siis potti või? Jaa. Nii, nüüd hakkame siis praadima kanatiivasid. Jah, täpselt. Paneme oli. Ei peaks olema väga palju. Nii, paneme siis kanatiivasid sisse. Kas ta hakkab nagu pss? Võiks olla. Täitsa okei. Täitsa okei. Panen niimoodi. No Kaspar, mis on sinu lemmiktoit? Nagu Hiina toit. Hiina toit. Ma arvan, et kindlasti hotpot, sest ma olen nii palju neid hotpoti videoid TikTokis teinud. Kui sa ole neid vaadanud, siis kindlasti minge tšäkkima. See on iga kord, kui ma olen tagasi Hiinast, isegi eelmisel nädalast, kui ma korraks olin tagasi Hiinas, siis ma kasutasin võimalust kindlasti hotpoti nagu süüa. Aga Eesti toit? Eesti toit, ma ei tea. Hiljutiline lemmik on kartulisalat. See on selline väga kerge. See nagu majonees ka ja... Jaa, majoneesiga. See on selline nagu tudengi elus on vaja midagi nagu väga kiiret ja kerge nagu süüa. Siis kartulisalat tundub nagu hea lahendus. Mis on sinu lemmik kõigepealt Hiina toit? Hiina toit mulle meeldib kõige parem nuudlid, ma arvan. Nuudlid? Erinevad nuudlid. Aga Eesti toit? Mulle meeldib seakott, see ahju tehtud. See on valmistatud või? See ahju valmistatud seakott. Ja kartulipuhve. Kohuge mulle meeldib ka. Jaa, kindlasti. Mis maitse kohuge sulle meeldib? Maasikaga. Mulle meeldib kookos. See on top number 1 ja siis top number 2 on siis šokolaadi oma. Mulle meeldib maasiga ja mustigaga. Aga räägi publikule, et kus sa eesti keelt õpid ja me räägime mõlemad eesti keeles, eks ju. Kus sina eesti keelt õppisid? Ma õppisin sama koolis kui sina. Mis see küsimus on? Publik ei tea, nii et igaks juhuks me olime ka koolikaaslased, eks ju. Ma õppisin rohkem nagu igapäeva elus kui nagu koolis. Ruumis. Kui teie teete, siis ma väga soovitan, range soovitan, et pange siis suitsudetektorid maha, et muidu see hakkab piiksuma, eks ju. Suitsudetektor või sellised asjad. Et mina kodus ma panen seda juba maha, sest iga kord, kui ma teen Hiina toit, siis see hakkab piiksuma ja see hakkab nagu helistama. Mina teen. Mis sulle tundub, et mida me võiksime veel teha? Ma arvan,
on võib-olla magusapuriisi, mis see hiina keeles nimi on? tantsupäevu. Jaa, see on üks mu lemmikasi. Ma tean, et siin nagu Aasia restoranis on see magusapukana, aga tegelikult me ei söö nagu kana niimoodi, tavaliselt sööme nagu siarüübi niimoodi. Jaa, et väga huvitav asi on see, et siin Aasia restoran ja mingi Pekingi kana, Hongkongi mingi, ma ei tea, veiseliha. Ma ei ole terve elus sellised asjad näinud ja kuulnud. Jaa. Sina ole ka Pekinga? Jaa. Sina ei ole ka Pekingi kana kuulnud? Jaa, see Peking kana on see nagu praedud kana koos ühe nagu see punase kastega. Ma ei tea, mis see on ja see nime on Pekingi kana. Pekingi on kuulus see Pekingi part. Jaa, Pekingi part. No peale siis tangzupaigu, mis sa arvad veel, mida me võiksime teha? Me võime teha ka nagu Hiina moodi pelmenid, dumplings. Jaa, no siis see on pelmen ja siia on tangzupaigu ja palun vali ka. Kui te tahaksite, et me teeme järgmine kord tangzupaigu, siis vajuta 1 kommentaaris. Kui tahaksite, me teeme siis Hiina pelmeni, siis vajuta 2 kommentaaris. Mis sina arvad? Ja me võime... Ma arvan, et me võiksime teha hotpoti. Jaa. Ma ei oska mitte midagi veel pakkuda peale hotpoti, sest see on mu tõeline armuke hotpot. Kas te olete huvitatud selle vastu, et kust me ostame kõik hotpoti osa, need eined siin Eestis ja kuidas me valmistame hotpot siin Eestis? Ma arvan, et see võiks olla üks väga huvitav teema. Jaa. Okei, kana on valmis. Jah, järgmine etapis väga palju õlised täpid on nagu vahepeal näkku ja siis keha ja... Paneme natukene kanapuljon. Ma väga soovitan sellised kanapuljon, kui see... Ma soovitan ja hele sojakaste. Ja siin on siis tume sojakaste. Ja, hele sojakaste on maitse jaoks. Aga see tume on värvi jaoks. Kana peaks nägema sellised välja, et ta on valmis, et järgmise etapi, eks Coca-Cola sisse panna, eks ju. Nii, kõige põnevam osa paneme Coca-Cola sisse. Mis on see kõige maitsev asi, mida sa oled kunagi teinud? Kameramehe, mis sa arvad? Magusapuriibi. See pook, mis sa tegid sünnipäeval. See moosikokk. Moosikokk? Ja ma teen nagu see moosikokk ilma nagu ahjuda. See on nagu lihtne teha, hästi välja, maitseb ka super. Ma arvan, et võib-olla paneme natukene vett juurde. Paneme siis vett juurde. Kuuma vett, eks ju? Ja. Ja siis kui kauaks peaks keetma? Võib-olla 20–30 minutit, ma arvan, ma soovidan. Paneme siis timer 25 minutit näiteks. Ja. Ja siis ootame. 3000 years later. Ta keetis juba 25 minutit ja nüüd see on nagu väga palju vesi sees, siis me paneme siis pliit maksimaalsel numbrid, ehk siis teeme vähem vetelikumaks ja siis kõik kastmeest nagu on kanatiivade peal. Aga kui palju aega on vaja nagu selleks? Eks vaatame. Vaata oma silmaga. Vaata oma silmaga. See lõhnab juba päris hea, ma ütleks. See ongi pigem magus, eks ju? Magus ja soolane, jaa. Aga me ei pane nagu tšiili sees, siis olivütsi, see sobib väga hästi nagu lastele. Let's say like if the sauce is already like getting sticky and hanging on the chicken, we can, if you have bok sesame, put some, but if you don't have, it's not like necessary. Me vaatame, kas ta on kleevu. Me vaatame, et kaste oleks kanakülge kleepunud. Ehk siis me vaatame, kas see kastmed on kanade külge kleebunud, eks ju. See on täpselt, mida kaameramees mulle öeldud, et see, kuidas väljendada eesti keeles, see on nii raske. Ja siis hiljem, kui kõik on korra, siis paneme Vaka siisami seemned ja nende peale. Ja siis mu riis on ka valmis. Võime juba sööma hakata. Jah.
Nii, ma arvan, praegu meie kana on valmis, siis hakkame sööma. Hakkame sööma. Ja natuke tips teile, et selline kaste saaks kindlasti kanade peale valada. Nii, Hakkame valmis. sööma. Ja, Tiisu. Proovi, Kaspar, sa olen nagu minu kollakana Proovinud ja ma ei ole. Ja. See ongi soolane ja magus. Kuidas meie kaameramees tundub? Väga hea, nagu alati. Kokkuvõtteks, see ei ole väga raske teha ja siis ma arvan, et igaühel võiks proovida. Kommenteerige alla, et kuidas teie Coca-Cola kanatiivad välja näeb ja kuidas neid maitsevad ka, eks ju? Kui on teil mingi küsimus, võite kommentaari ka, et me vastame kogu aeg. Ja kindlasti järgi ka Üütsingi Instagramis, et me paneme tema Instagram siia ja ka see bios linkis, et kindlasti minge followma teda ja ka mind Instagramis. Nii et näeme järgmine, ma arvan, see sari võiks olla mingi Hiina köök, eks ju. Näeme siis järgmine osa seriaal Hiina köögi osas ja siis tšau!